Head saadikud, alustame meie tänase istungiga. Ja päevakorras on meil täna üks ainuke punkt, mis on ka seina peal. Tegelikult muidugi ma arvan, et me ei alusta sellest, me alustame valimiskomisjoni otsustest. Ehk siis mul on siin jõudnud Irina Talviste volituste peatamise taotlus ja asendusliige on Irinal Vladimir Klevtsov. Ja lisaks on Ago Andersoni volituste peatamine ja tema asendusliige on Riivo Ensalu, et võib-olla teeme Riivoga siin väikse tutvuse. Ja nüüd selles koosseisus volikogu saab siis päevakorra poolt või vastu hääletada. Kes on selle poolt, et kinnitada see tänane päevakord, mis koosneb ühest punktist? Palun tõstke kätt. Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on päevakord kinnitatud. Ja meil on siin ka sünnipäevalapsed. Suvi oli pikk. Ja sünnipäeval oli siis Raadikud. Ja nüüd, kas on sõnavõtusoove? Muidugi, palun. Jah, aitäh. Püüan lühidalt teha. Ma räägin vastutusest ja võib-olla selle haldusreformiga seoses on võimalik ka ehk ümber korraldada. Et rahvas valib linnavolikogu liikmed, meie siis palkame tööle linnavalitsus sinna allapoole palkab inimesid kuni töömeheni välja. Ja vastutamine käib vastupidi, et kui töömees ei tee, mis ta tegema peab, siis vastutab haldusteenused või majandusosakonna juhataja. Kui tema ei saa hakkama, siis vastutab härra Aavik, valdkonna abilinnapea. Kui tema ei saa hakkama, siis vastutab linnapea. Ja kui linnapea hakkama, siis vastutab mina, kes ma nad olen ametis valinud piltlikult. Me kõik, aga mina ka. Ja niimoodi ma siis tegingi. See sama kiri, mis ma teile täna saatsin või mida ma pühapäeval saatsin, ja kirjeldasin seal seda olukorda rannas. See foto, suur foto liigub ringi, väiksed fotod on seal laua peal olukorra kohta. Ja täpselt nii oligi, kui ma reedel nägin, et mitte midagi oli juhtunud, siis ma tegingi niimoodi, mina olen lõppvastutaja. Ma tegin riigihanke, ostsin ühe brussi
tegin teise riigihanke, ostsin peotäie naelu ja saaksin parajaks ja naelutasin, et kõige koledamad kohad seal niimoodi plussidega kinni, siis et keegi ei komistaks, tuleb see muinastule töö ja värk, et keegi haiget ei saaks. See laud terava naelaga otsas, millest ma kirjas rääkisin, mul praegu kaasas seal pingil kotis, ma ei taha siia seda tarida, aga vaheajal võite seda näha ja katsuda, kui tahate. Ja nüüd seesama vastutusahel teistpidi. Minu see riigihange läks maksma umbes 10 eurot. Ma annan selle arve linna peale. Aga ma loodan, et sa ei maksa mulle mitte linnakassa seda, vaid oma taskust. Ise sa küsid tema käest, tema küsib Talveoja käest ja Talveoja küsib selle töömehe käest, kes jättis oma töö tegemata. Et see vastutus peab käima kuidagi, no maine pihta ei käi, ma vaatan siin Pärnusse, aga see peab rahakoti pihta käima, ehk hakkab midagi muutuma. See lihtsalt ei ole võimalik, et me niimoodi edasi anname. Aitäh. Mis puudutab sellesse ühinemislepingusse, ma tegin sinna 14 ettepanekut. Need on seal laua peal. Kõik ühinevad vallad said ka välja arvatud viimase punkti. Viimase punkti ma lisasin ainult seoses selle sama peremehe tunde puudumisega. Nii et see on kerge huumoriga, ärge seda väga tõsiselt võtta, aga kõik eelmised punktid seal laua peal on tõsiselt mõeldud. Aitäh. Aitäh, et päevakorrapunktidest võiks ka hiljem sõna võtta või võib ka hiljem sõna võtta, aga kas on veel sõnavõtusoove, arupärimisi? Lisan veel seda, et Toomas Kivimägi valimisliidu fraktsioonis on toimunud muudatus, ehk siis aga Andersoni asemel on Riivo Ensalu fraktsiooni taotlusel. Ja nüüd on siis päevakorra aeg, et selle päevakorrapunkti menetlemine käiks siis niiviisi, et sõna saab linnapea. Sõnavõtu aeg oleks 20 minutit. Peale seda on tavapärane kord, iga volikogu saadik võib esitada küsimuse või 2 küsimust õigemini. Ja peale seda on sõnavõttude aeg ja hääletus ühinemislepingu poolt või vastu. Ja palun siis Rommekosen Kranius, Pärnu linnapea. Aitäh, lugupeetud volikogu esimees, aseesimehed, lugupeetud volikogu liikmed ja ajakirjanik. Tänasel volikogu istungil erakorralisel veel pealekauba on päevakorras vaid üks punkt ja äärmiselt oluline punkt, mis ilmselt avaldab mõju ka 10 kuni 20 aasta pärast ja mille sisuks on siis haldusreform, mis toimub üle kogu Eesti. Et mitte rongist maha jääda, Pärnumaal on ka siis Pärnu linnavolikogu selle aasta veebruaris teinud ettepaneku 13 omavalitsusele alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ja sellest ettepanekust ajendatuna on Pärnu linnaga alustanud läbirääkimisi 6 omavalitsust, nendeks on siis Are, Audru, Paikuse, Sauga, Tori ja Tõstamaa vallavolikogud ja nende poolt määratud esindajad. Selle aja jooksul, tähendab mingi aeg, kujunes ka siis komisjonide, läbirääkimiskomisjonide moodustamiseks, moodustus 5 komisjoni, juhtkomisjon ja 4 alamkomisjoni. Selle käivitamisel siis märtsi lõpus, aprilli alguses on peetud läbirääkimisi, koostatud investeeringukava ja siis arengukava mudel, abitabelid erinevad, mis näitavad ära, millised on omavalitsuste, liituvate omavalitsuste võimalused ühisomavalitsusena tegutseda. Ja me oleme jõudnud siis ühinemislepingu projektini,
mida soovime siis vastu võtta ja saata avalikustamisele, et siis kõik osapooled siis ühinevates omavalitsustes saavad sõna sekka öelda, saaks rahvas sõna sekka öelda ja ka loomulikult teie, head volinikud, saaksite öelda, mida tuleks teha seal teisiti ja kuidas. Pärnu linna jaoks on kindlasti üks olulisemaid punkte tulude ühtlustamine, sest Pärnu, olles maakonna ja regioonikeskus, on olnud arenguvedur ja investeerinud eelkõige töökohtade loomisesse, avaliku linnaruumi ja Pärnu linna atraktiivsemaks muutmisele. Seevastu ümbritsevad vallad on keskendunud just elamuehitusele ja nii ongi tekkinud olukord, kus investeeringud, mida tarbitakse ja millest saadakse tulu, jäävad siiapoole linnapiiri ja linnapiirist väljapoole jäävad maksumaksjad, kes sellest oma tulu maksavad siis ümbritsevatele valdadele. Oluline põhimõte ühinemislepingu projekti koostamisel oli, et mitte midagi ei tohi kodanikule muutuda halvemaks ja seda nii Pärnu linna elanikule kui ka siis vallas elavale kodanikule. See oli üks keskne postulaat, millest lähtuvalt tegid ühinemislepingut koostanud komisjonid tööd ja ma ütlen, et see töö oli väga konstruktiivne ja produktiivne ja me olemegi jõudnud sellele piirine, kus komisjonid enam edasi ei oska leida neid punkte, mis võiksid halvendada omavalitsuste ühinemisel omavalitsuste olukorda ja siin tulebki küsida siis targematelt ja mõtleme siin rahvast. Ühinemisleping näeb ette mitmed muudatused. Esiteks siis praegustes omavalitsustes lähtuvalt nüüd sellest põhimõttest, et kodanikele ei tohi minna midagi halvemaks, on et endised vallakeskused jäävad tööle teenusekeskustena, kus pakutakse kõiki neid samu teenuseid ja lähtuvalt siis avaliku teenuse standardist, mida Pärnu linn on hakanud ka koostama, arvestatakse, et see teenuste kvaliteet kasvab, arvestades võimalust, et me saame kasutada rohkem spetsialiste erinevates valdkondades. Uuenduslik on kindlasti demokraatia seisukohast piirkondlike nõukodade moodustamine. Leping jätab moodustamise protsessi, täna pakub välja 3 võimalust, kuid iseenesest see, et tekib piirkondlik nõukoda ehk meie mõistes täna ka Raeküla keskus või Vana-Pärnu keskus, kes annavad oma sisendi eelarve või arengukava moodustamisele, on väga oluline siis ka siis demokraatia seisukohast. Ja loomulikult, et maha võtta kõiki neid hirme, mis on olnud väiksematel omavalitsustel, et Pärnu linn kogub raha kokku ja võtab kõik kohalike omavalitsuste raha ära, siis ühinemislepingus on väga selgelt määratletud, et esimene periood, see on siis 2018 kuni 2021 on kokku lepitud, kuidas kasutatakse siis milliseid investeeringuid piirkondadesse tehakse ja selleks investeeringute tegemise aluseks on täna kehtivad arengukavad ja investeeringukavad, mis on omavalitsustel olemas ja mis tagavad läbi selle lepingu kindluse, et neid investeeringuid ei hakata ära nullima ja rahasid kusagile mujale suunama.
Leping näeb ette siis ka struktuurimuudatused, mis aitaks siis parandada avalike teenuste taset ning integreerida liituvad omavalitsused paremini üheks piirkonnaks. Loodava omavalitsuse suurus on üle 1400 ruutkilomeetri, kuid sellest ei tasu ennast lasta heidutada. Ka teised Pärnu 3 omavalitsust on umbes sama suure territooriumiga, erandiks jääb tõesti Kihnu ja küsimärk on Sindi linna peal. Elanike arv oleks selles omavalitsuses ligi 60 000. Liitumise puhul kasvaks kohaliku omavalitsuse strateegiline juhtimisvõimekus ja Pärnu tugevdaks oma positsiooni Lääne-Eesti regionaalse keskusena, sest arvestagem, et taustsüsteemi kogu Eestis käivad liitumised ja omavalitsused paratamatult tugevnevad ja et võistelda teiste omavalitsustega, siis on oluline mastaabiefekt. Kindlasti kasvab investeerimisvõimekus kogu piirkonnas. Linna investeerimisvõimekus lähiaastatel peale ühinemislepingu jõustumist oleks 7-8 miljonit eurot aastas ja nagu öeldud, paraneks rohujuure tasandil ka siis kohalik demokraatia. Paraneb ühistranspordi võimekus ja avalike teenuste kättesaadavus ja ettevõtluskeskkond. Eelarve maht lähiaastatel oleks sellel ühinenud omavalitsusel 70-75 miljonit eurot. Lepingu kehtivus, nagu öeldud, on aastani 2021 nende valimisteni. Kuni selle ajani kestab siis üleminekuperiood, kus on kõik kavandatavad investeeringud tehakse lepingus kokkulepitu alusel ja vastavalt siis täna kehtivatele arengukavadele ja investeerimiskavadele. Lepingu koostajad lähtusid ka põhimõttest põhimõttest, et Pärnu ja ümbritsevad vallad oleks jätkusuutlikud ja konkurentsivõimelised ka 10 ja 20 aasta perspektiivis. Täna on volikogus põhimõtteliselt, kui me kasutame kas üldplaneeringu või detailplaneeringu analoogiat, lepingu vastuvõtmise protsess ja selle avalikustamise saatmise protsess. Oleme teiste omavalitsustega kokku leppinud, et see avalikustamise protsess kestab 25. septembrini ja seetõttu ootame ka ettepanekuid nii volinikelt kui rahvalt kuni 25. septembrini linnavalitsusse siis Suursepa 16 või e-posti aadressil linnavalitsus@linnavalitsus.lv.parnu.ee ja samuti võib need esitada otse ka ühinemise koordinaatorile, kes on Pärnumaa omavalitsusliidu poolt palgatud ja saanud selleks vajalikud vahendid riigilt. Nagu ma komisjonis ka ütlesin, komisjon kestis meil 1,5 tundi, et lepinguprojekti koostajad pole ilmeksimatud ja lepinguprojekti ootame kõiki volinikke aktiivselt kaasa rääkima, et me saaksime tõesti sellise lõpliku lepingu teksti, et see oleks parim. Ja siis on volikogul otsustamise aeg, kas omavalitsustel liituda sellise lepingu alusel või mitte.
mina palun täna teil see leping vastu võtta ja saata avalikustamisele. Aitäh! Suur tänu põhjaliku ettekanne eest. Kas linnapeal on küsimusi? Jaa, palun. Aitäh! Pärnu lehes oli täna Audru vallavanema härra Suursilla väga hea tekkel. Tasakaalustatud aga mulle tundub jätkis sellised probleemsed kohe vahele. Näiteks selle tekkiva omavalitsuse nimi. Et see vist on natukene ikkagi teemaks, et mis ta siis on, Pärnu linn kuni sinna Vargla piirini või mis. Täna üks valija võttis mul nööbist kinni ja ütles, et 765 aastat tagasi tehti siia Saarla õnnepiiskopi residents, mille nimi oli Perona. Tema arvas, et selle suure asja nimi võiks olla Perona, mille siis on siis Tõstamaa ja Tori ja Pärnu ja edasi. See on lihtsalt üks rahvasest tunnud ettepanek, midagi. Aga ma tean, et selle nime ümber läheb kemmuseks. Mis sa ei tea? Jah, täiesti teadlikult jäeti komisjonides, jäeti nime pool, jäeti ütleme kõige viimaseks, et arutada ikkagi sisuliste asjade üle. Ja täna tundub mulle, et küsimus ei ole niivõrd selles, kas ta on Pärnu või Pärnu Audru või Lõuna vald või mis iganes, vaid küsimus on selles, et mis on selle omavalitsuse vorm, kas see on linn või vald. Selle üle käib nagu selline kõige suurem vaidlus, aga mul pressikonverentsil tõi üks vallavanem, võis see olla vast Siim Suursild ise, tõi näite sellest, et neil on suhted Ansalinnaga Lübeck, kus 25 aastat juba ja ta ütles, et seal on samamoodi toimunud haldusreform ja ümber Lübecki need endised maapiirkonnad on liidetud linnaga ehk linna sisse sõites, kus on alles põllud ja talud ja metsad, on silt, suursilt Hansastaat Lübeck ja sinna alla on pandud selle väiksema piirkonna, selle endise valla nimi. Ja nad nimetavadki seda üheks suureks Hansastaat Lübeckiks, kuid neid väiksemaid piirkondi, nendel on jäänud oma identiteet ja need piirkonnad on samamoodi markeeritud ja inimene teab, et ta viibib selles, kuigi ta viibib linnas, on ka linna. Või võtame Helsingi, kus Helsingi ümbruses on ka kõik need vanda ja need ümbrused on tegelikult metsad, põllud ja aga ikkagi nimetatakse seda Suur Helsingiks. Ma pigem nimetaks seda probleemi selleks, et defineeriks järgmiselt, et kõige parem oleks, kui seaduses ei nõutaks, et omavalitsus markeeriks ennast kas linnana või vallana. Et kui võikski olla omavalitsus Pärnu ja ongi see küsimus lahendatud, kas vald või linn, ei ole enam küsimus. Aga siin loomulikult, ega selle elaniku jaoks, kes elab seal Tõstamaa lähedal, tema elab ikka, olgu ta linna nimi või linn või vald, tema elab ikka maapiirkonnas. Et kõige parem oleks see lahendus, aga kuna seadus täna nõuab, et ühinemislepingus peaks olema määratletud, et kas tegemist on vallaga või linnaga, siis täna oleme sinna ühinemislepingusse sisse kirjutanud Pärnu linn. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Jaa, palun. Aitäh! Kui kaugele hakkavad Kärbuki bussid sõitma, mille nad ümber keeravad. Saan aru, et nad keeravad haikuselt tagasi, aga kui kaugele nad lähevad sinna Vargla meile ja kas siis sõit on tasuta. Aitäh! Aitäh! Ma ei tea, et härra Kärpukil ühtki bussi oleks. Küll tean, et ta on ühistranspordikeskuse juhataja ja ühistranspordikeskusega kindlasti sellel nüüd üleminekuperioodil, kui me räägime siis aastast enne 2017. aastat, hakkab kindlasti toimuma ettevalmistus, millised on bussiliinid siis nendesse, aga selleks peab olema kindlus, et tekib selline omavalitsus
ja siis me saamegi vaadata, meil on Meelis Kukk on väga head tööd teinud erinevad abitabelid selle kohta, et millised saavad ühinevate omavalitsuste kulutused olla, et me ei tõstaks seda kulubaasiga väga üles ja me saame sealt siis näha, arvestades, et ka osad omavalitsused teevad täna tasuta reise siis õpilasveona, et me saame siis arvestada, et milliseid soodustusi me saame rakendada ja millises ulatuses, aga see selgub siis 2017-2018 aastal. Loomulikult on eesmärk, et need soodustused kogu selle omavalitsuse elanikele oleks võimalikult ühtlased ja et me ei teeks vahesid. Et minu väga selge seisukoht on, et pigem tuleb siis nendele teistele omavalitsustele, kes Pärnuga ei ühine, nende piletihindasid tõsta, et seal ei tekiks siis seda momenti, et teiste omavalitsuse inimesed saavad soodustatud Pärnu linnast sõita. Aitäh ja palun! Mul selle sama teema jätkuks, et praegu just käib Pärnu linna riigihange transpordi osas 10 aastat. Kui paljud ta on, et saaksime edaspidi seda kohandada niinimetatud Suur-Pärnule? Jah, see hange on tehtud nii, et 20% siis liiniveo mahtudest on võimalik muuta, suurendada seda mahtu. Ja alati on võimalus teha lisahange, kui on siis see vajadus seal kilomeetrite järgi suurem. Aitäh ja seal oli küsimus. Ja palun. Mul on küsimus punkti 23. Et seal on kirjutatud, et omavalitsus tagab kõigis nendes linnad ja maapiirkondades kiire interneti. Et küsimus selle kohta, et kes selle siis kinni maksab, et tavaliselt interneti ühendus saadaks ikka nii, et vastav teenuse pakkujaga sõlmitakse leping. Kiire interneti kättesaadavus on pandud sisse lepingusse siis meie partnerite poolt ja maavalitsus kutsub juba järgnemisel esmaspäeval need samad liituvad omavalitsused siis võiks öelda eelkonsultatsioonile või arutelule, kus arutatakse siis sellise kiire interneti võimaluste loomist valgusriba abil, ma võin tehnilistes nüanssides eksida, mis tagaks siis Pärnu linna ja lähiümbruses sellistes tiheasustuskeskustes tehniliselt sellise internetiühenduse võimaluse, et paljudel täna ei ole ka ümber Pärnuga sellist võimalust üldse tehniliselt. Aitäh ja palun! Selles lepingus nähakse ette teeninduspiirkondade ja üldse piirkondade moodustamine ja piirkondlikud eripärad ja siis moodustatakse ka mingisugused nõukogud piirkondade juurde, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sellist haldusstruktuuri üldse ei reguleeri, aga ütleme, see mõte, mis lepingust välja tuleb, on üsna sarnane kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kirjeldatud osavalla mõttega. Ja osavallad või linnaosad sama seaduse mõistes on Tallinnal oma siis halduskogudega, linnaosa vanemate ülesannetega ja ka eelarvetega, et miks selle lepinguga Pärnu siis ühinevad vallad loobusid sellest praktikast ja asusid välja mõtlema midagi ennekuulmatut ja praktikast läbi proovimatut. Aitäh küsimuse eest. Pean kahetsusega ütlema, et jah, ma unustasin oma ettekandes ütlemata, et meil oli 2 konsultanti ka siin protsessi juures, et Georg Sootla, kes on selline avaliku halduse üks kindlasti vaieldamatuid korrofeesid ja Kersten Kattai, kes on
konsulteerinud ühinemisi, ka varasemalt ühinemisi ja nende kinnitusel selline mudel on ka mujal omavalitsustes, et see ei ole midagi ennekuulmatut, et see on ka mujal omavalitsustes on kasutusele võetud ja nemad just konsultantina pakkusid sellist lahendust. Aitäh, ja palun. Ma vabandan, kui ma täpselt tähendab, et üks asi ma küsin, mis on nende ettepanekute tegemise aeg ja küsiks ka täpsemalt, et kuidas see protseduuriliselt, ma saan aru, et septembri lõpus on aeg avalikustamine lõpuni, et siis mis on plaanis mis ajal vastu võtta siis juba nii-öelda kõigi täiendatud ettepanekutega lõplik tekst. Ja nii palju, kui ma mäletan, selle lõpliku teksti juures oli ka üks lisa, mis peaks veel tulema, mis siis kirjeldab tulevase omavalitsuse juhtimisstruktuuri. Et kas selles osas on lisajaks see, võiks selle lepingu lisada nii. Teine küsimus, lihtsalt mõte läks sinna ma ennendama, kui Embrani küsis, et vist on toimunud see prügihange, aga see prügihangi on nii-öelda samamoodi sealt, kui on see suurem teema see, et kuivõrd see kogu uus omavalitsus tekivad erinevad piirkonnad, võrreldes siis Pärnuga, mis on praegu üks olnud, või kuidas seal Jah, alustan siis sellest, et ettepanekute tegemise tähtaeg on 25. september ja siis need ettepanekud liidetakse ka teistest omavalitsustest. Täna esitatud lepingu projekt on iseenesest identne teistele omavalitsustele esitatud lepingu projektiga ja ka seal on kindlasti teistest omavalitsustest tulnud ettepanekuid ja need ettepanekud koondatakse siis ühte tabelisse, vaadatakse läbi ja siis komisjonid kaaluvad nende lisamist ja esitatakse see siis uuesti volikogule, kus siis volikogu otsustab, et kas need ettepanekud on aktsepteeritavad või mitte ja sellest sõltub ka siis ühinemisprotsess. Ja see ajalises võtmes on siis see määratud nii, et novembrikuuks peame tulema, novembrikuu volikogusse peaksime tulema siis uuesti selle lepingu eelnõuga. Siis teine küsimus puudutas prügivedu, jah, et tõesti erinevatel omavalitsustel on täna prügiveofirmadega erinevad lepingud, kuigi täna on see veokorraldaja on Pärnumaal ikkagi üks, et Ragn-Sells on veokorraldaja, et iseenesest ühinemislepingus nähakse ka ette, et kuidas need ajalises graafikus, kuidas need lepingute ülevõtmised toimuvad, kui kaua kehtib siis ajaliselt üks leping, kui saab olema hiljem mingi terviklik leping ja üks küsimuse osa oli veel, et ajakava struktuuri ajakava on eraldi lisas toodud ja kui ühinemisleping saab volikogudes kinnitatud, siis algab struktuuride moodustamine ja struktuurid peavad olema 1. juuliks 2017 peavad olema siis paigas. Aitäh, Järv. Mul on ka paar küsimust. Esiteks üks huvitav asi, punkt 4.6, kus on kirjas, et omavalitsuse volikogu ja valitsuse asukoht on Pärnu linn, Suur-Petra 16. Kas siit küsimus, et kas volikogu istungid enam siin ei toimugi selles pidulikus? Ei, ikka toimuvad. Seal oli vist selle aadressi juriidiline aadress, et seal oli vajalik ära märkida ja see on Suur-Sepa 16, kuigi linnal on veel hooneid, mis sõna juriidiline võiks sisse
Ja teine päevakorra küsimus, 2 küsimust on lubatud. Et 7.10.3 on Pärnu lennuvälja arendamise kohta, aga seal on jäetud välja Rail Baltica, et kas Rail Balticat Pärnu linn ei pea ja oluliseks, et seda teemat ei ole käsitletud. Ei, kindlasti peab oluliseks ja pigem oli läbirääkimiste puhul küsimus selles, et kuna lennujaam iseenesest on hetkel väga terav küsimus, siis pidasid kõik lepingu üle läbirääkijad oluliseks lennujaama küsimus ära rõhutada, et see on prioriteetne, kuid Rail Balticu puhul võetakse seda kui loomulikku, aga ei ole üldse selles mõttes see leping täna lukku löödud, et kui me peame vajalikuks, et see üle rõhutada siin lepingus, siis loomulikult üle rõhutada. Nii, ja palun teine küsimus. Mind ikkagi teeb veel murelikuks see piirkondade eripärade arvestamine ühest küljest ja teisest küljest nüüd siin järgmise 4 aasta jooksul ehk üleminekuperioodi jooksul siis kogu selle nõndanimetatud linnaalal teenuste ühtlustamine, et jäätmemajanduses, ühistranspordis ausalt öeldes ei kujuta ette samasuguseid teenuseid nagu tiheasustusega linnal, Kasna külas või Seli külas. Küsimus on selles, et kas järsku on erinevamad Seli küla ja Pärnu linn ja Tori alev ja Pärnu linn või on need erisused hoopis, et kõik näiteks Pärnust 50 kilomeetri kaugusel asuvad külad erinevad Pärnu linnast, aga sarnanevad omavahel. Ja haldusterritoriaalse korralduse seadus annab võimaluse, et vallasisesed asulad võivad olla linnad, alevid, alevikud ja külad. Ja kohaliku omavalitsuse korraldus annab võimaluse nende asulatele siis vanemad statuudi volitustega ja ka vastutusega määratleda. Kas ei ole vaadatud seda struktuuri, ka seda sellest rakursist lähtuvalt? Aitäh. Ma parandaks, et kindlasti me ei räägi sellest, kui me räägime ühistranspordist, et Tõstamaal hakkab buss iga 20 minuti tagant sõitma, nii nagu ta Pärnu linnas sõidab, et sinna ikkagi teatud aegadel ja pigem me räägime ikkagi selle ühistranspordi soodustuste ühtlustamise puhul, et millised on need soodustused õpilastele, pensionääridele ja nii edasi. Mis puudutab valla või selle külavanema statuuti, siis ma nüüd nii kiiresti ei leia üles, aga me oleme ühinemislepingus väga nagu selgelt kirjutanud sisse, et me seame sisse selle külavanema statuudi ja tähendab, toetame selliste piirkondade, kas külade või alevite, siis selle omavalitsuse siseste üksuste sellist identiteedi tugevdamist ja otsustusõigust koha peal. Et siin üks variant nendest piirkondlikest nõukogudest moodustamisest oli ka see, et see moodustatakse näiteks külavanematest. Aga hetkel oleme tõesti jätnud selle otsustuse vormi, et kuidas praegused omavalitsused otsustavad selle nõukogu moodustada. Oleme jätnud vabaks, et iga kohaliku omavalitsuse volikogu enne ühimist ise otsustab ära, kuidas siis see nõukoda moodustatakse, mis põhimõtetel. Aga üks variantidest on jah see, et külavanemad oleks esindajad seal nendes komisjonides. Täpsustava küsimuse saas? Jah. Tänan, lugupeetud volikogu esimees. Ma tegelikult tahtsin tähelepanu juhtida sellele, et kõigepealt põhiseadus sätestab kohaliku omavalitsuse üksustena
vallad ja linnad, aga ta ei sätesta, et linnal võib olla, linna haldusterritooriumil võib olla küla, et ta näeb ikkagi ette, et valla haldusterritooriumil võivad olla haldusüksused, linn, alevik ja küla, et seal on see juriidiline probleem, et praeguses õigusruumis nagu linnas ei saa olla külasid. Selles mõttes, jah. Haldusüksused on, et selles mõttes võivad olla, nad muutsid seda selle aasta kevadel, et võivad ka linnades olla, suure linna territooriumi küla. Linnades on küla, selge, siis on... Et iseenesest nad tegid väga hea muudatuse, aga nad oleksid võinud ära tõesti kaotada ka selle linna ja valla nõude, et peab määratud. Ja no sellepärast nad ei saanud sinna kallale minna, jah. Nii, palun. Mis vald või küla korraldab ühistransporti Manni ja Saarega? Kuidas? Mis omavalitsus? Mis omavalitsus? Täna on Tõstamaa, jah. Ma küsin siis oma küsimuse. Ma läksin üks kord ühe valijaga ja sama hakkasime diskuteerima ja arutama just seda sama ühinemist ja selle asju on teenusekeskused, vallaterritoorium, see tähendab praegune piltlikult, praegune vallavalitsus ja teenuskeskuseks. Üldine eesmärk on, et haldus või teenuste kättesaadavus tohi väheneda. Sinna on ühtepidi sisse kirjutatud, et kui me kuskilt sealt samast vallamajast ära võtame ühe inimese, tahes tahtmata see väheneb. Ma räägin lihtsalt selle lõppu ära, et siis on nüüd lihtsam vaadata. Omast ajast ma tean, et Pärnu linnas meie inimesed, ükskõik kes ta on, siis meil linnasekretär või kuni viimase ametnikuni välja, ega nad väga käsipõlve peal istud, tähendab, et linnast nagu ressurssi kõrgi juurde viia ei saa kuhugile teenuskeskusesse. Piltlikult öeldes me jõudsime sinna, et ainukene hea eesmärk, mis seal kogu liitmisel on, et saab nii-öelda poliitiliselt paadri kokku tõmmata. Et mis tegelikult, kuidas me oleks oma vaidluses jõudnud nii kaugele, et näha, et tõesti teenused jäävad samale tasemele, kokkuhoid riigimehelikult tekib veel mingist asjast, ma ei räägi maavalitsus, kes seda öeldakse juba avalikult, et see rudime. See kaob ära, võib-olla see on õigus ka. Aga ikkagi, mis see üldine eesmärk on, et tõesti see teenuse kättesaadavuseks sama heaks, et ma millegipärast eeldan, et väga palju inimesi koondata ära ja üldine pilt läheb kuidagi varem. Jah, ma toon sellise näite, et me oleme kokku leppinud, et näiteks igas selles teenusekeskuses saab sotsiaaltöötaja jääb sinna istuma sinna koha peale, eks ju. Aga täna on näiteks ka sotsiaaltöötaja vald ei suuda palgata täna, et on lastekaitsespetsialist, inimene, kes tegeleb vanuritega ja siin tekibki see olukord, et need spetsialistid, kes on linnal olemas, seal saab tekitada sellise spetsialiseerumise, et koha peal saab osutada paremat lastekaitse näiteks teenust, sellepärast et sellel kohalikul omavalitsusel on need spetsialistid olemas, küsimus on selles, et kus nad paiknevad mingil hetkel. Ja teine näide, et näiteks Tõstamaal on ehitusnõunik on vaja tegelikult 2 päeva nädalas. Audrus on võib-olla 3 päeva nädalas vaja. Aga need omavalitsused ei saa neid teha niimoodi, et mul on 0,4 kohta või 0,6 kohta, eks. Siis sinna ei tule keegi, selline spetsialist ei tule sellise palgaga sinna tööle. Loomulikult on ka täna võimalus, et halduslepingu alusel omavalitsused jagavad omavahel neid ametnikke ja siin ükskord Audru isegi tegi sellise ettepaneku, et jagada ehitusjärelevalve ametnikku, et see ehitusjärelevalve ametnik oleks mingi ajaga, ütleme, nende vallas, et neil ei ole nii palju seda ehitusjärelevalvet vaja teostada. Aga nendest sellistest halduslepingutest minu teada väga nagu asja, kindlasti Eestis on neid omavalitsusi, kus see toimib. Ja siin näeme ka seda võimalust, kus siis
see ametnik saab olla näiteks 2 päeva, siis kui see on üks omavalitsuse struktuur, kus näiteks ehitusspetsialistid saab olla 2 päeva Tõstamaal, 3 päeva Audrus näiteks tööl. Ja see annab ka teatud sellise kokkuhoiuefekti, ütleme siis, ja võimaldab siis ka paremini spetsialiseeruda, et tihti on, kui vaadata neid omavalitsuste struktuure, seal arendusnõunik on nii ehitusspetsialist kui ka erinevate arengukavade koostaja ja üks inimene peab kõike valdkondi katma, et siis on võimalik nende valdkondadele rohkem spetsialiseeruda ja pakkuda nagu paremat kvaliteetiga. Kui ta tegeleb ainult ehitusküsimustega, mitte mingi arengukavade koostamisega, siis ta on ikkagi parem spetsialist kui see, kui ta tegeleb kõigega. Aitäh! Kas on veel küsimusi? On ja palun. Mul on küsimus. Või võtaks ette selle punkti 4.1. Kuidas see lauset mõista? Mis asi nad lõpevad? Isikud lõpevad või mis asi nad lõpevad? Avalik-õiguslikud juriidilised isikud lõpevad, jah. Lause nagu kohmakas. Jaa, aitäh. Vaat nendes osas tõesti siin komisjonis oli juttu sellest, et see tekst ei ole kõige parem. See tekst ei ole kõige parem ja kui te näete selliseid kohmakaid, Anneli Akkermann tõi ka siin välja need samamoodi selliseid lauseehitusi komisjonis juba, mis ei ole kõige paremad, siis andke nendest kindlasti teada, et neid lauseehitusi on mõistlik kohendada, et nad ei ole kõige paremad, ütleme nii. Aga me pidime kuskilt selle piiri tõmbama, et selle lepinguga volikogudesse minna, sellepärast et kui igas volikogus oli tarkasid inimesi, kes ütlesid, et selle lause võiks nii panna, selle lause nii panna, et kuskil tuli see piir tõmmata ja nüüd tuleb siis need parandused teha. Aitäh, ja palun. Oli küsimus? Heino Jüri? On ei ole ikka selge, sellest ma ei taheta rääkida, mis saab maavalitsus. Kas nad jäävad, mis nimetusega jäävad, kui suured, kuidas me oleme seotud maavalitsusega, kuna praegu ja Tartu maavalitsus tekib mitu respektiivi. See on linnavalitsus. Kellega me suhtleme, kui Sindi linn paneb endale tõkkepuud. Ma vaevalt, et nad tõkkepuud ette panevad, aga jah, selle haldusreformi käigus on räägitud ka riigireformist ja siin on mitu lahendust, et maavanemad on ise öelnud, et võib jääda nii nagu on, et jäävad kõik need maavalitsused, mis on kõige ebatõenäolisem. Et siiski mingi reform ka maavalitsuste osas tuleb. Teine variant on see, et tuleb 4-6 regionaalset maavalitsust ehk siis Läänemaa, Pärnumaa, Viljandimaa pannakse kokku, et kuna ka maavalitsused suurenevad, et siis maakonnad suurenevad. Kuigi täna Pärnu maakond on suurenemas tänu sellele, et Lääneranna vald võtab enda alla ka siis Lihula ja Anila ja Pärnu maakonna piirid nagu nii, see 4800 ruutkilomeetrit jääd, see suureneb üle 5000. Ja kolmas variant on see, et tulevad regionaalsed ametid, kas 3-4 regionaalset ametit, mis siis jagavad nii nagu on politsei ja päästeamet on jagatud regionaalseteks ametiteks, et millised need valikud on, eks seda otsustab siis ikkagi Eesti riik ja siis me kuuleme, et kuidas need arengud hakkavad, aga kindlasti muutused maavalitsuses toimuvad ja on ka vist öeldud, et märtsis 2018 neid praeguseid maavalitsusi enam ei ole. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Küsimusi ei ole. Kas on sõnavõtusoove? Ja palun.
Aitäh põhjaliku ettekanne eest ja vastuste eest. Jah, Anneli, su mõtte jätkuks, et seesama osavalla teema, idee on selles, et nendes piirkondades elavatel inimestel peab olema mingi juurdepääs otsustamisele. No näiteks Tõstamaal oli olemas selline asi nagu külavanemate ümarlaud. Et eelnõu enne volikokku jõudmist oli seal teemaks ja sinna siis korjati ka külades teemasid, niimoodi toimus siis suhtlemine kohaliku võimuga. Aga mina arvan, et ega see piirkondlik nõukoda ei ole kehvem variant, sellepärast et sinna ehk pääseb paindlikumad juurde. Ja see oligi üks minu ettepanek, mille ma saatsin valdadele. Mina teen ettepaneku lisada punkt 614 ja see on järgmine tekst. Piirkonna elanike elulisi huvisid puudutav eelnõu peab omavalitsuse volikokku jõudes olema varustatud lisaga, milleks on piirkondliku nõukogu ja koosoleku protokoll infoga toimunud arutelu ning seal otsustatu kohta. Minu arvates on see tähtis, mitte vorm. Kas te mäletate, meil võeti vastu siin jõe paremkalda planeering? Ma läksin protsessi ajal Vana-Pärnusse ja küsisin seal kaluritega, et kas teiega on keegi rääkinud, kas teil on olnud võimalus sõna sekka öelda? Ei, aga taolisest kokkusaamisest ja võimalusest jutt käibki. Üks mees ütles, et talle tema peab iga kord võtma endale paadi taha ja minema jõerde ja jälle pärast ära koristama, et tema tahaks sadamat, kus tema paati saaks panna, aga tema hääl ei jõudnud siis kuhugi. Pärnus on olemas kalanduspiirkond tasulise ametnikuga, ka nendega ei räägitud. Et sellest käib jutt, et kui mingi eelnõu puudutab kedagi, siis peab olema võimalus inimestel oma sõna sekka öelda, kas ta tuleb või kohale või ei, ja kui ei tule, see on tema asi, et ilma temata otsustati, aga see võimalus tuleb luua ja minu arvates piirkondlik nõukoda võib päris tore olla, iseasi, kuidas nad moodustavad. Kui pannaks jälle kokku sõbrad, tuttavad sugulased, siis ei ole see muidugi kasu. Aga tast võiks kasu olla. Aitäh! Minu ettepanekud ja uus tekst on siin. Aitäh! Ja palun. Suur tänu sõna andmast ja head kolleegid, et mulle teeb siiski muret selle omavalitsuse nimi ja ma püüdsin leida siis kriteeriume, et kuidas linna võiks piiritleda ja üldiselt piiritletakse linna tavaliselt alljärgnevate kriteeriumitega: elanike arv, asustustihedus ja elanike tegevusalad. Ja Eesti entsüklopeedia järgi on linn kompaktse hoonestusega asula, millel on oma haldusorganid ja juriidilised õigused. Linn on oma ümbruskonda tagamaad teenindav keskus, kus peale tööstus-, ehitus- ja veondusettevõtete on kaubandus, teenindus, teadus, kultuuri ja muid asutusi ja põllumajandusega tegeleva rahvastiku osatähtsus on linnas harilikult väike. Linnu jaotatakse ajaloo, vanad linnad, uued linnad, peamise funktsiooni, pealinn, sadamalinn, kuurortlinn ja elanike arvu järgi väikelinn, miljonilinn. Asulale linna nimetuse ja õiguste andmise tingimused on ajaloos palju muutunud ning on riigiti erinevad. Näiteks Jaapanis võib linnaks saada üle 30 000 elanikuga asula ja Islandis üle 200 elanikuga asula. Ja see leping väga tugevasti rõhub piirkondlikkusele, et näiteks Sauga piirkond erineb Tori piirkonnast või Audru piirkonnast. Jah, seeliku mustrid on piirkonniti erinevad, aga muidu ma arvan siiski, et Tori valla kaugem küla erineb Pärnu linnast, aga on pigem sarnane Tõstamaa valla küladega ja Paikuse valla kõige kaugemate küladega, et seetõttu vajab see ühinemisleping võib-olla mitte praegu ümber sõnastamist, aga siiski, kui uus volikogu koguneb, selle omavalitsuse areng vajab teistsugust rakurssi. Ja ütleme, selles lepingus on näha, et kõik omavalitsusjuhid on selle teki nagu 7-nurgaliseks venitanud, et ja igal nurgal on siis nimetuspiirkond ja kuhu on siis kirjutatud, et eripärad säilivad ja kõik jääb samamoodi nagu on.
et ma ei usu, et kõik jääb samamoodi, nagu on. Leping ise sätestab, et 4 aastat on üleminekuperiood ja siis on punkt, siis algab elu, et võib-olla 4 aastat on veel enam-vähem samamoodi, mis on, aga pärast kindlasti mitte. Samal ajal ma siiski toetan selle lepingu sõlmimist ehk valdade ühinemist, kuna iga tekst, iga kõne ja iga kirjutatud tekst räägib sama palju kui asjast ehk ühinenud vallast, sama palju räägib ka nende inimeste ja nende kõnelejate ja nende kirjutajatest endist. Ja siin sellest tekstist on näha, et sellisel kujul selle lepingu koostajatel ei ole praegusel kujul jätkamiseks enam ideid, et tuleb minna edasi teisiti, aga kuidas, see on lepingust puudu. Ja ma ei tea, kas see tegemist on julguse puudusega või nägemuse puudusega. Igal juhul ma toetan valdade ühinemist, aga näen ette väga palju muutusi. Aitäh! Aitäh! Kas on veel sõnavõtu soove? Ja palun. Lugupeetud juhatus, külalised. Me täna arutame seda liitumislepingut ja mingil määral tekitab see sellist ettevaatlikkust selle lepingu sõlmimisel. See leping nagu ei ütle otseselt konkreetselt mitte midagi, ta on nii üldsõnaline ja hägune nende asjade juures. Me ei tea, kuidas hakkab arenema või hakkame linnast arendama maaelu, põllumajandust. Need osad on praktiliselt lahti rääkimata, lahti kirjutamata. Peale selle me loeme sealt lepingust, et olevad mingid nõukogud kuskilt poolt otsast. Võib-olla oleks mõttekas siiski jääda osavaldade rolli juurde. Ka mitte ainult mina ei arva seda niimoodi, vaid arvavad ka teised poliitilised jõud, nagu ka Vabaerakonnast on Aavo Plankin kirjutanud, et omavalitsuste osavaldade roll ühinemisel on olemas ja kirjutab, ma siin natuke tsiteeriksin teda, et osavalla sisuks peaks jääma ja olema esindusdemokraatia jätkumine oma volinike kaudu. Nii et seda rolli ei saa ka kuidagi viisi nagu eitada. Uut sellist instantsi selle lepingu järgi nagu eriti ei paista. Ja kõik see teeb nagu ettevaatlikuks ja see on üks asi. Teine asi on selle asja juures veel see, et tänaseks on õiguskantsler esitanud Riigikohtusse põhiseadusliku järelevalve, mis on ka algatatud menetlusena Riigikohtus. Ka mitmed vallad on pöördunud kohtusse põhiseadusliku järelevalve korras. Et kas on praegusel sellises situatsioonis õige aeg meil seda lepingut siiski heaks kiita, võib-olla tuleks oodata, et kuni me saame need lahendid kätte, et mida ütleb selle kohta Riigikohus, kas on see põhiseaduslik või mitte, või on ta vastuolus. Ja siit tulenevalt ei saa meie seda siiski toetada antud juhul seda lepingut. Aitäh! Aitäh! Ja kas on veel sõnavõtu soove? Ja palun! Lugupeetud volikogu liikmed, linnavalitsus, külalised. Täna me teeme niisugust põhimõttelist otsust, aga siin on nii palju probleeme, mida on väga raske nii kohe kergekäeliselt öelda, et see on väga hea leping. Siin põhjendatakse mitmed pidi, et investeeringud suurenevad. See on suhteline. Raha hulk on,
kas ta nüüd tuleb Pärnusse või Tõstamaale või läheb ta siis Audru, kellegist, kui sellel suureneb, kuskilt tuleb ära võtta. Kuidas me siis nii kirik keset küla hästi teha saame, see sõltub sellest tehtud lepingust. Muidugi, siin ütleme, et näete, et linna ikka nii palju käivad inimesi linnas tööl, aga loomulikult, kui tekkis, ütleme, see taasiseseisvus Eesti, siis linnal oli kõige rohkem, mida omale saada. Linnal olid siin sanatooriumid ja ehitatud hooned, kõik, kuidas neid jäid linnale, kõik need tehased, kui me nad ise lihtsalt maha lasime müüa ja nii pärast ära kinkisime, aga maal võeti kõik ära. Maal tuli maa kõik tagastada endistele omanikele. Neil oli palju vähem, said nagu sellega, nii et me peame sellega arvestama, et maainimest tuleb ka kuidagi aidata. Ega me ilmaaegu ei küsinud, et äkki paneb Sindi linna kinni. Selle vabariigi alguses mina olen igatahes, aga mäleta, kas oli rubla või kroon, oli Haapsalu sissesõit. Haapsalus oli iga tee peal tõkkepuu ees, oli ta suvitamismaks või mingi maksuga, nii et kui me läksime palju mängima, loeti ära, mitu hinge bussis on, ta nii palju maksime. Nii et kui me nüüd, võivad tekkida meil niisugused üksused. Teine asi, riik ei saa oma asjaga hakkama, et ta ütlekski, kuidas selle maavalitsus tekib või. Mina nii kaua elanud, et mina mäletan küll, kui pandi kunagi neid rajoone taheti, oli Kohtla-Järve linnapiirkond. Ja seal olid siis see terve Kohtla-Järve rajoon ja Pärnus üritati maavalitsust, ütleme, tollal oli nagu rajooni see maapool ja linnavalitsus, neid kokku panna ja siis tekkis ka, taheti niisugust ühist, oli Pärnus ka samasugused asjad, aga ma ütlesin, et praegu maavalitsust me enam ei tea. Ja seda ei ole ka riik suutnud vastu võtta, nii et me nagu tahame ühe sammu ette astuda, nagu hüppame tundmatus kohas vett, ega me ei tea siin, me ei saa linna nimega hakkama, me ei saa ühistranspordiga, ma saan aru, oleks mingisugused asjad selged, et nii hakkab see ühistransport käima sellest, kes, kuidas palju riigi toetused tuleb, samuti haridusvõrgud. Ega see ei ole ju päris normaalne, et kirjutame aga maalt kõik lapsed linna sisse, et nad saavad linnakooli, eks ole. Tuleks need haridussüsteemid ja riigi poolt ära sättida, aga nad ei suuda seda teha ja lükkavad siis ja nii, et kasu ei ole ju siit kuskilt saada. Ma lugesin seda lepingut päris läbi, lihtsalt spetsialistid on kirjutanud, kõik punktid on kirja pannud, aga nagu siin eelkõnel ütles, ega aru ei saa sealt midagi, eks ole. Et iga punkti taga võid pugeda, et vaja oleks niisugused konkreetsed lahendused, mina tahaks küll näiteks, et oleks ühistransport lahendatud, oleks haridusvõrk, oleks need ja kogu selle reformi põhipidi olema, paranevad avalikud teenused. Suur tänu. Aga millised avalikud teenused osutatakse ja millised jäävad omavalitsusele, need ei ole paika pandud. Ei ole ka standardi, millal on hea. Läheb paremaks. Aga suur tänu. Ja kas on veel sõnavõtu soove? Ja see ma mõtlen teisi sõnavõtu. Leping tahab kohendada, et ta oleks ka millagi kohustus. Aitäh. Aitäh. Et rohkem sõnavõtu soove ei paista. Lähme hääletuse juurde. Kes ja kas on protseduuriline küsimus? Vabandust, loomulikult komisjoni ettekanne. Ettekannega esineb Peeter Piispaen, komisjoni esimees. Aitäh! Paaritunnise töö tegi ära ka juhtivkomisjoni majanduskomisjoni saanud saalis, kus osales siis lisaks komisjoni liikmetele ka mitmeid külalisi teistest komisjonidest ja teisi volikogu liikmeid ka, kes meie komisjoni ei kuulu. Oli samu küsimusi, oli ka teisi küsimusi, oli ka mitmeid ettepanekuid, mis jäid
siis täpsustuste ja võib-olla nii näpuvigade viitamistesse ja samamoodi lähevad need siis kirja juba avalikul arutelul, kuhu me täna hääletamegi siis lepingu suunamist. Kokku oli siis tulemus selline, et 10 liiget olid poolt ja 1 oli vastu. Üks vastu hääletanu palus ka protokollida oma põhjendused, mis ta vastu oli ja seda just eelkõneleja suust kuulsime. Nii et komisjon liigis jaakas ja saali. Aitäh, kas komisjoni esimehele on küsimusi? Ei ole. Nüüd me saame minna hääletuse juurde. Ja kes on selle poolt, et kas on protseduuriline küsimus? Kes on selle poolt, et ühisleping, kas on protseduuriline küsimus või mitte? Kas 5 minutist piisab? Loodavasti piisab. Keskfraktsioon võtab vaheaega 5 minutit.
Kas me võime minna hääletuse juurde? Tundub küll. Kes on selle poolt, et ühinemislepingut toetada, palun tõstke kätt. Kes on vastu? Kas on erapooletuid? Ei ole, sellega on päevakorrapunkt vastu võetud ja meie tänane istung on lõppenud. Aitäh!